Lauasuhkru tootmine. Kas tead, millest toodetakse suur osa suhkrust? Suhkrupeedist ja suhkruroost. Suhkrupeedist tootmine algab saagikoristusega, mida tehakse suurte masinatega. Seejärel peedid puhastatakse. Suhkrupeedid tükeldatakse ning suhkrumahla eraldamiseks leotatakse suhkrupeedi lõikes suurtes tsisternides kuumas vees. Enne suhkru tootmist peab suhkrumahla puhastama. Selleks kasutatakse kustutatud lupja, mis sadestab suure osa mustusest. Seejärel suhkrumahl filtreeritakse, aurutatakse ja keedetakse, kuni tekib paks siirup. Lõpuks lisatakse suhkrutolm, et kristallide tootmise protsess käivituks. Tekkinud suhkrukristallid tsentrifuugitakse ja kuivatatakse kuuma õhu abil. Suhkrupeedi tootmisjääk, melass ja peedimass kasutatakse ära loomasöödana. Roosuhkru koristusel lõigatakse ära suhkruroo varred ning juured jäetakse maa sisse järgmist saaki kasvatama. Tootmisprotsessi esimeses etapis eraldatakse suhkruroo mahl. Paljudes tehastes purustatakse selleks suhkruroog reas valtsveskites, mis sarnanevad pesurullimisseadeldisega. Magus mahl eraldub rookõrtest. Kuivaks pressitud roogjuud viiakse kateldesse küttematerjaliks. Saadud mahl puhastatakse kustutatud lubja abil, aurutatakse paksuks siirupiks ja kristalliseeritakse. Suhkru tootmise kõrvalsaadust, suhkruroo melassi, kasutatakse samuti toidutööstuses. Toorsuhkur on värvuselt kollane kuni pruun. Märga liiva meenutav toorsuhkur veetakse suurte kaubalaevadega maadesse, kus seda tarbima hakatakse ja veel kord puhastatakse. Valge suhkru saamiseks lihvitakse maha suhkrukristallide välimine kiht. Kristallid lahustatakse ja lahus puhastatakse fosforhappe ja kustutatud lubja abil enne uut aurutamisprotsessi. Puhastatud lahus läbib aktiivsöe filtri, millele järgneb jälle lahuse kristalliseerimine, tsentrifuugimine ja kuivatamine. Selliselt saadud valge suhkur on enim kasutatud suhkur meie toidulaual. Hei!